Hea metsapeatuse vaataja, kõigepealt teeme kiire testi. Vaata tähelepanelikult neid puid. Ja kui sa nägid siin lihtsalt Buratinot, siis tõenäoliselt võid rahulikult jalgu üle põlve seda saadet vaadata, aga kõik teie, kes te tundsite mõnusat sooja talveõhtut, pange nüüd hoolega tähele. Arvi, teeme kõigepealt puust ja punaseks selgeks selle, milline puit kõlbab ja milline suurus on mõeldud pliidi, milline kamina ja milline ahju jaoks. Nii, võtame ahju, et ahju peaks olema nagu ühtlane, et ta poleks, et ta poleks korraga kõik ära. Et üksikuid suureid võiks sees olla, peaks olema kõik ühtlane. Ehk ühesugused puud? Ühtlane ja mitte väga jäme, paras. Ja mitte ka väga peenike. Selge. Nüüd see puu, kuhu see kõige paremini võiks sobida? No see nüüd läks kaminasse hästi, et ta põleb seal kaua ja ütleme sauna ahju samamoodi, et ta pea seal kogu juurde panema ja ta annab see soojus ikkagi välja. Peaasi, et ta ikkagi kuiv on, täielikult kuiv. Nii, ja järelikult see, mis minu kätte on jäänud, see võiks paras pliidi alla. Miks peaks pliidi alla panema väiksema puu kui näiteks saunaahju? No, et siis ta annab selle soojuse rutem välja, saab oma pannkoogi valmis teha. Aga räägime nüüd puuliikidest ka. Milline on Eestis võib-olla kõige soovitum ja soositum ahju kütmise puu? No, üldiselt tahetakse ikkagi leppa ja ikkagi see, ütleme, sanglepp on nagu, ütleme, on ta parem, ta on kütteväärtuse, on suurem, ta on nagu tihedam puu ja nagu ilus on ka, teistsugune. No all lepp põleb ruttu, aga see põleb kauem, annab kõige rohkem sooja. Kas üldse ühe küttepuuliigiga on mõistlik talve otsa oma ahju kütta? Noh, jah, eks iga inimene ei ole ju proovinud seda oma asju, et üks hea variant on nüüd okas ja lepp segamini panna. Et siis okas põleb nagu ruttu, lepp põleb ka ruttu, siis annavad okas nagu rohkem sooja. Ja ta on üldiselt ikka odavam ka natuke. Aga ainult okaspuuga kütmine? Kütavad nii ka, pliit on väga hea okaspuud. Aga inimesed üldiselt põlgavad, et sädemid loobib. Arvi, kuidas aru saada sellest, kas mulle toodud koorem on kuiv puu või mitte? Keskelt on siit, no ei ole kuiv veel. Kuivanud puu peaks olema peale poolest lõmmeks selline? Ta peaks olema ühtlane. Ja kui vaadata lihtsalt koormas ja mitte lüüa, ega siis siit poolt ju ei näe. See küll, väljast on kõik kuiv, aga seest ta võtab kauem aega see kuivamine. Väga lihtne, ehk siis nõuanne lööge puu pooleks, siis saate tegelikult teada, kui kuiv. Kõige lihtsam variant. Ja võtta, kui nüüd... Nii, aga vaatame, lööme kuiva puu ka pooleks. No täiesti ühesugune. Kõik on ühtlane ja ta on, ta ei ole märg. On tunda ka, et ta näpu all on teistsugune, siin natukene nagu, sa tunned niisk. See tunneb, kui on külmem, aga see on soe. Kõlab ehk pisut veidralt, aga iga sülem, iga korvitäis mitte kuiva küttepuitu sisaldab tähelepanuväärses koguses vett. Kui palju selle puu kaal ja ruum erinevad märjal puul ja kuival puul? No ütleme, mina olen siin katsetanud, kasepuul on näiteks 200 kilo vett sees ühes ruumis. 200 kilo ühes ruumis? See vesi aurab ära, mis siin sees on, see 200 kilo. Ja ütleme siin, kui meie nagu laome konteinerid, algus on, ütleme sellised kuhjad kõik peal. Aga kui ta on siin nüüd kuivanud, terve suve kuhi on kadunud, siit on veel 20 sentimeetrit. Nii et mingi 10-15% kuivab kokku. Kuiva küttepuu eest küsitakse rohkem kui märja eest. Teisalt, puus oleva vee eest ei ole ju mõtet maksta, eriti veel siis, kui endal küttepuu kuivatamiseks kohti napib. Hämarad on lood ka niinimetatud metsakuiva puuga. Eriti keeruliselt kõlab väljend metsakuiv lehtpuu. Lehtpuu, ta pehkib ära, ta ei kuiva metsas. Puu peab alati ära lõhkuma, siit ta kuivab lehtpuu. Milline puu saab üldse olla metsakuiv? Metsa okas puu kuivab jala peal. No kõlbab küll, aga kütteväärtus jääb tükk maad alla. Puu on jala peal ära kuivanud. Alt hakkab mädanema. Te võtate tükis, lükata puu augulikuseks praegu. No tõesti, ja siit pealt ju tegelikult peaaegu asjatundmatu silmaga ei suuda aru saada. Pealt näevad, et on ilus, aga kütta ei ole siit eriti mitte midagi. No meeter on vähemalt selline, pärast pole läbi ilusaks. Teine ots tundub päris ilus alati.
aga see ta on kuivpuu. No kütteväärtus, ma arvan, kasele jääb ta ikkagi pool alla kohe raudselt. Ehk see metsakuiv tegelikult on nagu teatud mõttes ikkagi mängimine ja risk sees, et sa ei tea täpselt, mis selle koorma sees võib kõik olla. No jah, kui ta on ilus ka, siis ta ikka kütteväärtus on vilets. Arvi, räägime sellest, mismoodi ühest metsas kasvavast puust saab lõpuks küttepuu. Mis on kõige õigem hetk küttepuu metsas maha võtta? No kõige õigem hetk on ikkagi talvel või õigemini öelda siis, kui puul ei ole lehti. No võib hakata juba siis, kui lehed hakkavad juba ära pudenema. Ehk siin sügisel, oktoober juba on selline hetk täis, oktoober-november. Et siis on koor on kinni ja kõige tähtsam see, et puul on vähe vett sees. Vesi on nagu ära läinud võrreldes kevadega. Ehk sellel hetkel siis see tähendab seda, et ta kuivab paremini ära. Kuivab rutem ja tal on vett vähem sees, et me oleme aparaadiga mõõtnud, ütleme kevade see kasvab puu selle aparaadiga. Niiskus on 90 ja rohkem protsenti puus. Aga nüüd näiteks praegu võtta, ma pakun välja, et ta on kuskil 40 ja ta langeb veel. Arvi on aastate pikkuse kogemusega küttepuude tegija. Puit jõuab tema hoovi ka isiklikust metsast. Põhiliselt ostab Arvi aga küttepuu ümbruskonna metsakasvatajatelt. Edasi tuleb teha suur hulk tööd, näha priskelt vaeva, saagida, lõhkuda, riita laduda, kuivatada, oodata ja siis sobivas pikkuses ja suuruses küttepuud klientideni toimetada. Kui kaua on vaja, et metsast toodud, lõhutud puust võiks saada ahju kõlbulik kujupuu? Noh, kask on ikka nii, et on aasta ja meil kuivab kask ikkagi varju all. No üks talv me teeme, teine talv võib-olla hakkame müüma, võib-olla hakkame alles järgmine talv, nii et ikkagi 1,5 aastat. Aga lepal, ta peab olema heinaajaks, on ta kuiv. Ja räägime nüüd selle viimase hetke ka ära. Kui on talvine aeg ja tahaks hakata kütma, kas küttepuu tahab olla kõigepealt toatemperatuuril või võib teda otse ahju laduda? Ikka, ta peab ühtlustama. Kui sa õues tood, ta peab ühtlustama selle toaga, et muidu esimene kadu on see, et ta soojendab selle ülesse, selle külmapuu. Et ikkagi eelmine päev tuuakse tuppa, siis järgmine päev töötakse. Nii on kõige õigem. Muidugi ei ole puudega kütmine mingi raketiteadus, aga nagu te kuulsite, kui ikka asja ei tea, võib kergesti rahalises mõttes vastu pükse saada ja talvel ikkagi külmas toas istuda.